Enamjaolt on iga mudeli põlvkonna uuendusega autod suuremaks muutunud ja seetõttu ka raskemaks, mis tähendab seda, et A4-st on põhimõtteliselt A6 saanud, A6-st A8 ja nii edasi ja nii edasi. Iseenesest on ju see tore, meil on autos tunduvalt rohkem ruumi ja me tunneme ennast mugavamalt, aga iga suurem auto tähendab ju ka seda, et see on ka raskem ja seetõttu ei ole nendega enam alati kõige lõbusam sõita ja need, kes armastavad selliseid kompaktsemaid autosid, peavad vaatama niinimetatud säästumudelite poole. Aga olgem ausad, tegelikult selline A3 ei olegi enam säästumudel, sellepärast et siia pakutakse nüüd ka samasuguseid lisavarustusi nagu A4-le või A6-le. A3 pakutakse mitme erineva kerekujuga. Kõigepealt saab 3-ukselist luukpära, siis saab universaali, mis on 5-ukseline, selline ilus sedaan ja siis tagatipuks ka veel kabriolette nendele, kes tahavad natukene rohkem edvistada. Tänavu sai A3 mudeli värskenduse ehk siis facelifti ja selle raames muudeti natukene esitulesid. Siin on nüüd selline jõnks juures, ennem oli silt sirge ja nüüdseks pakutakse siia ka LED Matrix esitulesid, mis on Audi väitel esmakordselt selles klassis. Iluvõre muutus ka, nüüd see on natukene kandilisem siit äärest ja stange on ka natukene agressiivsem kui ennem. Seega hästi nihukesed marginaalsed muudatused. Ka mootorite valikus on mõned muudatused. Esmakordselt pakutakse 3-silindrist liitrist turbomootorit, mis arendab 85 kilovatti ja diislite valikusse lisandus juurde 1,6 liitrine rida 4, mis arendab 81 kilovatti. Edasi on kõik sama. Bensiinimootoritelt pakutakse ikka 1,4 ultrat ehk siis see sama mootor, mis siin on, see arendab 110 kilovatti ja see ultra tähendab seda, et rahulikul sõidul lülitatakse 2 silindrit välja. Selline vana hea ja tuttav lahendus Ameerika autodelt. Siis on ka veel võimalik saada 2-liitrist turbomootorit, mis arendab 140 kilovatti. Ja diislite valikus on 2-liitrine diiselmootor, mis arendab 110 või 130 kilovatti. Ja need, kes tahavad ikka väga palju kärtsu ja mürtsu, need saavad ka S3 osta. Sellel on 2-liitrine bensiinimootor, mis arendab 228 kilovatti. Veoskeemiga on niimoodi, et need mootorid, mis on rahulikuma iseloomuga, need saavad ainult esirattaveo ja need, mis on ikkagi võimsamad, need saavad ka 4-rattaveo juurde ja S on loomulikult ainult 4-rattaveoline. Käigukastide valikus on 6-käiguline manuaalkast või siis S-trooniku nime kandev 6- või 7-käiguline topeltsiduriga automaat ja seega rohkem muud midagi siia ei pakuta. Tagaosas on muutused veel tagasihoidlikumad. Kui te mäletate, siis eelmisel või siis pre-facelift mudelil oli see tagatule valgus sedasi, et see põles siin kontuuris. Nüüdseks on siin gabariidituledel sellised triibud ja ausalt öeldes rohkem ei olegi midagi muutunud. Pagasiruum on endiselt selline piisavalt mahukas, 425 liitrit. Poeskäijad saavad siia konksu otsa kõik oma kotid riputada, vajadusel on siia võimalik isegi ka lapsevanker pista ja need, kes tahavad näiteks suusatama minna või siis kas või IKEA-sse, siis nendel on ka võimalus, et saab tagumised seljatoed alla klappida. Kuna A3 on juba nii suur kui paar põlvkonda vana A4, mahub siia tahaistmele ka täiesti viisakalt ära. Jah, ega siin väga palju nüüd pea- ja jalaruumi pole, aga näete, ma ju mahun siia. Iste on minu järgi paigas ja kui ma nüüd siin täitsa ilusti istun, siis põlved on ikkagi vastu istet ja kui ma täitsa sirgeks ennast ajan, siis saan ma ka oma pea vastu lage. Aga selles mõttes väga hull ei ole. Istme põhi ise on selline hea ja pikk ja pehme ja siin on suhteliselt mugav olla. Seljatugi on küll natukene püstine ja tänu sellele võib-olla peakski natukene rohkem lösutama. Miinuspoolena saan ma selle välja tuua, et käetugi on lisavarustuses ja selle puudumine on ikkagi natukene harjumatu. Hea on muidugi see, et kuidas on väikse auto puhul ruum ära kasutatud ja siin istme keskel on eraldi tasku, kus sees saate välja tõmmata helkurvesti. See proovisõidumudel on varustatud S-Line'i paketiga ja see tähendab seda, et auto on väliselt edevam ja siin ees on ka sellised korralikud sportlikud istmed. Neid saab väga laialdaselt reguleerida. Ma saan selle istme põhjapikkust reguleerida, siit eest otsa reguleerida ja kõrgust samuti. Ja kus juures ma tunnen ennast siin väga koduselt ja ma leidsin väga kiiresti endale väga mugava asendi. Uuenduse poole pealt on nüüd niimoodi, et see rool on saanud täiesti uue kuju, see on altkandiline ja see istub hästi kätte ja teine hea asi on veel see, et see on nii õhuline, et lisavarustuses olev
Audi Virtual Cockpit paistab siit rooli vahelt väga hästi välja ja ma ei pea otsima sellist head rooli asendit, et ma näeksin, mis seal ees toimub. Ja muide, see on nii edev, et sinna peale on võimalik manageerida Google Mappi ja see on selline, nagu oleksite siis mingisugune spioon ja saate siin seda pilti siis niimoodi zoomida ja välja võtta ja täpselt selline tunne, nagu te jälgiksite mingit asja. Mis nüüd veel siin uuendustega on muutunud, on see, et nupuvalgustus enam ei ole punane, vaid on valge ja multimeedia osa sai endale siia sellise puutepinna, kus peale saate kriitseldada igasuguseid tähti ja tänu sellele saate otsida oma lemmiklugu näiteks mälupulga pealt palju kergemini, telefoniraamatust mõnda head kontakti ja näiteks kui tahate navigeerida, siis saate ka aadressi palju mugavamalt sisestada. Loomulikult ei tasuks ka veel ära unustada seda, et siin on olemas Wi-Fi ühendus, on ka olemas Apple CarPlay ja Android Auto ja kui te tahate seda ekraani ära peita, on see võimalik siia armatuurlaua sisse ka lasta. Ja lisaks räägin ka veel ära, mis siis luksusvarustusest juurde on tulnud. Distantsi jälgib püsikiiruse hoidja, LED-matriks esituled, pimeda nurga andurid, tagant otsasõidu kokkupõrke vältimissüsteemid ja kõik säärased mugavuslahendused, mida pakutakse kas Audi A6-le või siis A8-le. Materjalidega on nii, et need on päris head sellised pehmed ja kui te tahate natukene rohkem edevust, siis lisavarustuses saab neid käetugesid ka sellisena, et need on nahaga kaetud. Ja laekad on ka päris praktilised ja uksesahtlid on ilusti kaetud põhjast sellise kummimatiga ja siis ei hakka asjad kolisema seal. Kui ma selle A3-ga sõitma asusin, tekkis mul koheselt mõte, milleks on vaja sõita suuremate autodega, näiteks nagu A6 või A8-ga. Kas siis sellepärast, et meil on suuruse hullustus ja me ei mahu väiksematesse autodesse ära või siis on meil äkki mingisugune staatus, mis ei luba meil tunduvalt väiksemate ja alamklassi autodega sõita. Ja ma isegi ei mõista seda tänasel päeval selles mõttes, et kui ma vaatan, mis linnas toimub ja palju inimesi autos on, siis üldiselt ongi 1, 2, 3 inimest. Ja need kõik 3 inimest mahuvad ka siia A3 väga hästi ära. Mis nüüd puudutab selle autoga sõitmist, siis ma peaks tõdema, et sellega on väga hea sõita. Vedrustus toimib väga hästi ja seda tänu ka sellele, et siin on sportlikum vedrustus, mis tuleb selle S-Line'i paketiga. Iseenesest mitte mingisugust liigset rappumist või midagi sellist ei ole. Ja kurve läbib see auto ka väga hästi. Kui nüüd minna kurvidesse väga kiirelt, siis on tunda, et tagumine ots hakkab hüppama, aga see on ka iseenesest loogiline, sellepärast, et tagaotsas ju raskust ei ole ja kui me siia auto kapoti alla vaatame, siis mootor on ikkagi esisillast natukene eespool ja seetõttu ongi see tagumine ots kerge. 7-käigulise käigukastiga on ikkagi täpselt samasugune mure nagu ka teiste vaakgrupi autode puhul. Ta töötab küll kiirelt, aga kui koha pealt kiirelt ära minna, siis ta jääb natukene mõtlema, et millise käiguga ära minna või mida siis nüüd teha. 1,4-liitrine bensiinimootor on üldiselt vaikne ja suudab ka seda autot suhteliselt reipalt edasi viia. 0-100 kiirendus on 8,1 sekundit, mis on iseenesest mõistlik ja kütusekulu on tehase andmetel 4,9 kuni 4,5 liitrit 100-le. Mina sain 6 liitrit 100-le, aga arvestada tuleb seda, et see auto on sõitnud ka natukene alla 2000 kilomeetri. See nüüd, kas ma tunnen siin rooli taga, et see auto sõidab vahepeal 2 silindriga, siis ma pean ütlema, et ei, sellest ei ole absoluutselt mitte midagi aru saada. Ei hääle poole pealt, ei vibratsiooni poole pealt ega mitte millestki. Ja nii kui kiirendad, siis on ka see jõudlus suhteliselt kähku olemas. Arvestada tuleb muidugi natukene turboviivitusega. Müratasemega on küll ikkagi selline asi, et mul on tunne, nagu sõidaksin mõne Aasia autoga, sest seda rehvimüra on siia salongi ikkagi üpris hästi kuulda. See muidugi oleneb ka sellest, et millise teekatte peal sõita, aga karedama asfalti puhul on seda ikkagi kuulda. Ja hinnaskaalaga on niimoodi, et sellise sedaankerega A3 saab 25 150 euro eest, aga kui siia ikkagi natukene lisasid juurde panna, siis pole sugugi keeruline seda hinda tõsta üle 40 000 euro. Aga kokkuvõttes ma peaks ütlema, et tegemist on väga ilusa autoga,
mulle meeldivad selle auto kompaktsed proportsioonid ja ta näeb tõsiselt hea välja. Ja selle välimuse poole pealt ma pakuksin, et kõige ligilähedasem konkurent võiks olla Mercedese CLA, mis näeb täpselt samamoodi vapustav välja. Ja tänu sellele, et sellel A3-l on nüüd olemas ka kõik erinevad tänapäeva luksusasjad, nagu distantsi jälgivad püsikiirushoidjad, rajahoidjad ja kõik muu säärased, ei saa seda nimetada enam säästuaudiks.